külaliseks on meile tulnud külla Fred Põdra. Tere! Tere! Räägi, kes sa oled ja millega sa tegeled? Et siis ma tegelen skulptuuride voolimisega, joonistan ja ka tegelen siis ajaloolise mõõgavõitlusega. Skulptuuridega, miniskulptuuridega, kuidas sa selleni jõudsid ja mismoodi see üldse välja näeb? Et selles mõttes ma olen tegelenud sellega mingi 15 aastat, alustasin seal kuskil lasteaias, lihtsalt tekkis niimoodi tahe teha ja keegi väga ei tea, miks alustasin. Ja selles mõttes nagu ma ise ei ütleks, et need on miniskulptuurid, sest ma ütleks, et on lihtsalt niisugused skulptuurid, sest miniskulptuurid on pigem niisugune mikroskoobi all tehtud niimoodi, see on niisugune eraldi selline oma niisugune teema. Aga jah, olen niimoodi aeglaselt teinud niimoodi kuskil mingi 15 aastat ja voolin need kõik käsitsi. Ma kasutan niimoodi, ma olen viimasel niimoodi aasta jooksul kasutanud traati, et teha seda sisestruktuuri tugevamaks, sest see on visandite tegemis niisugune voolimismass, mis siis on pehme ja ta jääbki pehmeks ja ta enam-vähem hoiab seda kuju, aga ta niimoodi suurematel skulptuuridel ta ikkagi vajub ära. Vaatan, sa oled toonud siia kaasa ühe selle skulptuuri, tõmmatan veeda kätte. Jah, et see on mul tehtud praegu siis kooli lõpus kuskil niimoodi mul viimasel nädalal ja ma olen seda teinud siis tundide ajal ja just ma tegin selle suuremas ajal, tegin siin eesti keele tunni ajal. Aga jah, see idee tekkis mul ühest videomängust ja no ütleksin pigem, et see tekkis nagu 2 videomängu niimoodi kooskõlas ja tuli niisugune idee teha selline naine, kellel on siis niimoodi alumine pool ongi siis niimoodi käed ja jalad. Aga jah, ma seda ei jõudnud täielikult ära lõpetada, sest kool lõppes ära. Ma oleks muidu teinud talle ka juuksed ja proovinud nägu teha. Aga ma mõtlesin, et ta peab siuke olema. Ei, ma mõtlesin, ma teen talle veel näo ette ja juuksed ja võib-olla täidan veel tühjas auke kuskilt ja teen niimoodi väheke detailsemaks. Aga mida õpetajad arvavad sellest, kui sa nagu tunnis voolid või? Paljud väga niimoodi tunni ajal niimoodi otseselt niimoodi ei vihasta, kuigi neid vahepeal lihtsalt mainivad, et ma võiksin nagu väheke tunnitööga tegeleda. Sest ma peamiselt, kui midagi on vaja kirjutada, niisuguse tööülesande või niimoodi, siis ma teen neid läbi. Kui on niimoodi vahepaus, kus õpetaja lihtsalt räägib, siis ma kuulan õpetajat ja samal ajal teen. Ja samamoodi ma ka joonistasin tundide ajal. Et sa suudad ikkagi keskenduda nagu 2 asjale? Ja ma suudan keskenduda nagu sellele, mis õpetaja räägib ja samal ajal siis kas joonistada või voolida. Okay. See on peamiselt niisugune käetegevus ja see ei võta väga palju niisugust mõtlemist. Sa tegeled ka veel ajaloolise mõõgavõitlusega? Jah, et ma olen sellega tegelenud siin 3 aastat, aktiivselt olen tegelenud 2 aastat ja see on siis, ma kuulun ühte klubisse, mille nimi on Väga vaprad viikingid ja nad on, klubi ise on seal niimoodi, kas mõtlen korraks mingi üle 10 aasta vana ja selle klubi algatajad on ise tegelenud sellest niimoodi 12 aastast peale, aga see on põhimõtteliselt on niimoodi, alustasin sellega niimoodi, et need olid pehmendatud mõõkadega. Sellega ma niimoodi, et käin paari üritusel käinud esimese niimoodi selle 3 aasta esimesel perioodil tegin sellega. 2 aasta ma tegelesin pealmiselt siis niimoodi aktiivsemalt selle pehmendatud mõõkadega, käisin ka veel paari üritusel, eelmine aasta käisin augusti lõpus, käisin veel suuremal üritusel ja
siis niimoodi selle perioodi lõpupoole hakkas mul nüüd rohkem tahe tekkis selle, et teha terasmõõkadega võidelda ja täis niimoodi varustuses, kus ma olen nüüd praegu põhimõtteliselt terve talv olen niimoodi kord või 2 korda nädalas niimoodi treeninud. Ja nüüd mul järgmine suurem üritus on see 7. juulil on Tartu Hansapäevad, et seal tuleb niisugune suurem turniir, kus ma osalen. Ja siis on plaan minna augusti alguses Volinisse, Poola. Ongi minna ühele niisugusele üle-euroopalisele üritusele, kus ongi siis massilahingud, kus ongi seal niimoodi, et 100 inimest 100 inimese vastu ja isegi rohkem. Niisugune väga suur üritus, kus isegi mõned inimesed tulevad Ameerikast. Aga Eestis on siis nagu huvilisi ikkagi vähe? Nagu Eestis on seda arvu pole täpselt teada, sest on inimesi, kes käivad niimoodi enam-vähem aktiivselt tegelevad ja siis on inimesi, kes niimoodi paaril üritusel ainult käivad kohal. Aga võiks öelda, et Eestis on neid inimesi niimoodi 400. Okay. On need, kes seda pehmendatud mõõkadega tegelevad, need, kes tegelevad selle terasega võitlemisega. Seda ma isegi väga ei tea, aga ma arvan, et nüüd on seal niimoodi 100 ringis. Aga oskad sa nagu rääkida, ma ei kujuta absoluutselt ette, milline näeb see kogu see nii-öelda ajalooline mõõgavõitlus välja, et näiteks sa lähed trenni, on ju? Kuidas see nagu välja näeb? Lihtsalt No me paneme endale siis varustuse selga, mis on siis, peamiselt on siis kehaturvis, on kiiver, mis on siis ajalookohane kõik. Ja see ongi siis niimoodi, et on kiiver, siis meil on käekaitsmed, jalakaitsmed ja siis me teeme peamiselt kilbi ja mõõgaga. Ja mõõk on siis terasest, millele siis seda tera pole. Need ongi nüüd, mis ongi see kumera selle äärega, et see ja meil niimoodi siis aktiivselt võitleme ja seal meil turniiridel me teeme niimoodi muinasvõitlust, kuigi seal Euroopas rohkem on populaarne niimoodi rüütlivõitlus. Meil klubil väga niimoodi varustus pole, et seda täide luua niimoodi. Sest meil, ja sellepärast meil ongi nende väike niisugused mitte lubatud kohad, kuhu ei tohi lüüa, mis on siis randmessile, sellepärast et keegi ei taha katkiste sõrmedega koju minna. Ja me proovime nagu välja treenida seda, et me ei sihiks kogu aeg randmesse, sest sinna on väga kerge lüüa. Ja meil on siis mitte põlve lüüa ega allapoole ja siis üldse liigestesse ja nüüd mitte niimoodi lüüa. See on see, et künanukk ja niimoodi õlakohast on niimoodi, kui seal üks löök läheb, pole midagi. Aga kui kohtunik näeb, et vastane niimoodi sihiga lööb kogu aeg ühte samma kohta, näiteks künanukki, siis on niimoodi, et see on nagu mitte väga niimoodi soovitav selline asi. Ja siis on löögid niimoodi horisontaalselt kaela ja lõuga, sest seal ka niimoodi ei ole kõige parem meil. Okay. Aga kas sul endal ei ole olnud mingisuguseid vigastusi või äkki vigastusi on niimoodi, et on peamiselt sinikad. Mul on jala peal olnud mingid sellised sinikad niimoodi siin sääre sisekohal. Siis praegu mul näiteks üks sinikas on siin õla taga peal. No sõrmed on olnud niimoodi õrnalt paistes, niimoodi, et on tolle õhtule niimoodi väheke valutanud liigutada. Siis ma ühel üritusel ma kukkusin, pöial oli mul täielikult paistes, valus ja see oli niimoodi võib-olla 2 päeva, aga ma üritusel ikkagi edasi tegin kõike. Aga niimoodi, et peamiselt mul on olnud peamiselt sinikad, seal on niimoodi, et näiteks see nädalavahetus ma käisin Viljandi Hansapäevadel ja seal oli ka niimoodi demovõitlus, mis on siis niimoodi, kus me täie jõuga ei löö ja niimoodi
aga keegi meil ei pannud näiteks kilbi kätte, ei pannud kinnast ja siis pärast oli tal olid otseses mõttes kilbi nagu see siseäärega oli saanud endale korralikud lõiked sõrmede peale. Aga need olid õnneks olnud nii sügavad, et oleks vaja olnud õmmelda. Aga mida su vanemad arvavad sellest? Kas sul ei ole ju vanemad nagu ise tegelenud varem niisugust asja? Ei, mul vanemad ei ole niisugust asja üldse tegelenud ei kunstiga ega siis selle mõõgavõitlusega. Aga mida nad siis nagu arvavad, kas nad nagu pigem positiivsed vist ikka on? Ei, nad on jah pigem positiivsed, et vanemad on niimoodi, et voolimisega on see, et ma olen nii kaua tegelenud sellega, et nad sellega väga niimoodi, enam niimoodi väga ei imestu. Ja, aga jällegi niimoodi on väga positiivsed selle poolelt. Mõõgavõitlusega on niimoodi, et nad arvavad, et see on niisugune huvitav ja neile meeldib, et ma tegelen millegiga niimoodi aktiivse ja niisuguse spordialaga. Aga ja väga positiivne. Ja ma olen ka endale siis ise varustust ostnud. Ja mul on, hetkel mul on olemas siis, ma ostsin endale rõngassärgi. See on niimoodi 10 kilo. Siis mul on, hiljuti just tuli tellimusega, jõudis kohale mulle endal mõõk. Ja nüüd ma ootan siis pehmendatud kambesoni ja ka kiivrit. Ja siis ma ise õmblesin endale ka pehmendatud püksid. Aga see rõngassärk, kui see saladus ei ole, kui kallis võib olla üldse siuke nagu varustus või? Ma ütleksin nüüd, et see terve komplekt niimoodi selleks, et teha niimoodi seda muinasaegset võitlust, see võib olla seal niimoodi 500 ringis, võib-olla rohkem, oleneb kui kvaliteetset varustuse tahad, aga niimoodi selle rüütlivõitluse poolele minnes, siis seal on ikka niimoodi 1000–1500. Et see maksab, aga ta ei ole jällegi väga nii, see on see, et on ka paljud spordialad, mis isegi küsivad rohkem raha selle kõige eest, aga lihtsalt see, et sa vaatad selle peale ja sa hakkad mõtlema, nagu see on nii tavaline. Ja kui sa hakkad kuulma need, et mis kõik see varustus hakkab maksma, siis on niimoodi, et see maksab palju, aga jällegi ta inimestel nagu see tundub palju just sellepärast, et need ei ole niisugused igapäevased asjad ja need peamiselt sellepärast tunduvadki väga kallid. Aga tulles tagasi nende skulptuuride juurde ja üleüldse joonistamise juurde, siis kus sa oma ideid võtad, et nagu piltidelt on näha, siis need on kõik niisugused üldiselt ajaloolised? Osad ideed on niimoodi ajaloost, siis on lihtsalt ideed, mis mul lihtsalt kohati hüppavad pähe niimoodi kas videomängude põhjal või siis filmide põhjal. Et ma algul, kui ma väga algul alustasin seal niimoodi 10 aastat tagasi, siis mu ideed läksidki niimoodi, olid peamiselt kas siis mingi filmi põhjal, mis ma olin just näinud, kas mõnedes videomängudes, mis ma mängisin tollel ajal. Kus sa ennast tulevikus näed? Kellena sa näed, et kelleks sa saada tahad või sul ei ole veel nagu päris? Mu praegune idee on niimoodi võtta endale niisugune eriala, mis on siis kunstiga seotud, aga ei ole nagu täielikult nagu kunst. Ja mul nagu praegune kõige suurem idee on arhitektuur ja niimoodi just selle niimoodi disaini osa ja see on ka niisugune põhjus, miks ma väga niimoodi seda joonistamisega niimoodi edasi läksin, sest joonestamine läheb mul niimoodi perfektselt, aga seda joonistusoskust ongi niisugune, mis on nagu väga suur asi selles terves nagu selles tänapäeva kunsti nagu selles idees, sest skulptuur on pigem jäänud niimoodi pigem mu hobiks ja ma näen, et ma ennast ikkagi järgmise 10 aasta jooksul ikkagi seda edasi tegemas, aga ma praegu proovingi niimoodi teha niisuguseid suuremaid skulptuure ja isegi võib-olla hakata neid müüma. Okei, väga põnev. Aga ma küsingi kõigepealt väiksemas perspektiivis, kus sa näed ennast lähima 5 aasta jooksul? 5 aasta jooksul mul praegune idee ongi niimoodi minna välismaale siis arhitektuuri õppima. See on niimoodi, see ongi põhimõtteliselt see 5 aasta plaan.
mille jooksus vahepeal ma peaksin ennem käima ka kaitseväest läbi ja okei. Aga suur aitäh, et sa leidsid aega ja et siia tulla ja kohtume võib-olla ka 5 aasta pärast uuesti. ja selles mõttes nagu vilistlasena ma võib-olla on huvi tulla siia kooli ja rääkida ka inimestele nagu, mis huvitavaid asju ma olen teinud vahepeal ja kuidas selle näiteks mõõgavõitlusega nagu rohkem huvituda ja sest ma olen näinud noori, kes on väga huvitatud lihtsalt kas või seda tulema proovida ja niimoodi. Ja see on vähe tuntud spordiala, aga ta ikkagi inimestele läheb väga kergesti peale, sest see on niisugune asi, mis sa nagu iga päev ei näe.